Tartusse põikame nüüd Värval-Transi üsna värskes esindusse, ometi on seal juba kõvasti tööd tehtud ja ka üks meie järjekordne kindlustusjuhtum ära lahendatud. Kuidas on seekordne kannataja oma töödega rahul? Võib öelda küll, et väga rahul isegi. Ja auto oli nagu uus. Mulle väga meeldis et auto oli nagu puhas kõik. Isegi salongi pesu oli tehtud. Tõsi ka või? Täitsa üllatav, jah. Ja mina jäin väga rahule. Et ma olen varemgi siin käinud, on neid väikse kõkse olnud ja selliseid asju. Õnneks ei ole küll ise süüdi olnud. Ja olen väga rahule jäänud, jah. Auto valmis. Kuidas kindlustus rahule jääb ja mis see teile kõik maksma oleks ja mida inimene sellest maksma pidi? Inimene ei pidanud sellest midagi maksma, kuna tegu oli tavapärase situatsiooniga, kus sõidukile sõideti tagant otsa liikluses ja põhjustaja liikluskindlustusselts, ehk siis meie korvasime kannatanule tekkinud kahjud. Meile läks asi maksma natukene üle 730 euro ja sõiduk on parem kui parem. Kasko kindlustust siinkohal nagu ülestõstma teemat ei pidanud? Kasko kindlustust siin rakendada ei tulnud, et kõik käis hüvitamisele vastavalt liikluskindlustuse seadusele. Selge. Kordame lihtsalt selle üle, et kui toimub avarii, mida peab kõigepealt nagu inimene mõtlema. Seda, kes tal otsa sõitis tema kindlustust ja hakkama sealt asju ajama või piisab, kui helistada oma kindlustusse ja sealt tegeletakse asjaga edasi. Alates eelmise aasta 1. jaanuarist võib inimene pöörduda ka enda kindlustusseltsi poole ja saada sealt hüvitist juhul, kui on täidetud siis kõik oma kindlustusandja hüvitamise punktid, ehk siis kahju on toimunud Eesti Vabariigis, mõlemad sõidukid on registreeritud Eestis, eeldatav kahju summa jääb alla 10 000 euro. Õnnetuse asjaolud on selged ning tekkinud ei ole isiku kahju kannatanud. See tähendab siis seda, et oma kindlustus maksab välja ja pärast kindlustus tegeleb ise kuskilt selle raha saamisega. Just, oma kindlustus maksab välja ja pärast küsib selle summa põhjustaja kindlustusandjalt tagasi. Inimene sinna ise enam sekkuma ei pea. Inimene sinna sekkuma ei pea, tema võtab oma kindlustusseltsiga ühendust ja tema selts teeb tema eest juba kõik töö ära.